ei tea, kes sa oled. Võib-olla mu parim sõber. Aga võib-olla pole ma sinust iial midagi kuulnud. Sa võid olla isegi mina ise. Kuidas on see võimalik? See siin on tulevik. On aasta 2045, 30 aasta pärast. Ja see tähendab, et kõik on võimalik. Ma ei tea, kas see on viimne hingetõmme enne rasket operatsiooni või ehk hoopis lõunauinak. Aga ma tean, et sind huvitab, kuidas see kõik lõpeb. Horoskoobid, ennustused, ulmeraamatud ja filmid on ju nii loomulik tunda huvi selle vastu, mis meid ees ootab. Ja siiski, kas tõesti tahaksid teada tulevikku, teades, et sa ei suuda seda muuta? Kui sa vaid saaksid liikuda iseenda jälgedest tagasi minevikku, õigemini peaks ütlema tagasi olevikku. Küllap olete kuulnud liblika efektist. Justkui võiks troopilise liblika tiivalöök maa ühel poolkeral tekitada tormi teisel. Või ehk olete näinud lumelaviini. Seda, kuidas väike lumepall võib mäetipust veerema hakates tuua kaasa võimsa varingu. Liblika ja lumepalli efekt on ennustamatud ja juhitamatud. Nad on kaose osad. Nüüd räägime aga sammudest, millel on meie elule otsene mõju. Kirjeldame tähtsaid otsuseid, mida igaüks meist peab langetama. Muide, võib-olla on need juba langetatud. Ning lõpuks, kas ma juba mainisin, et see noormees näeb välja täpselt selline, nagu olin mina 30 aastat tagasi. Ei, vist mitte. Jah, ma tean. Mu vanemad tahavad, et ma õpiks juurat. Aga mulle ei meeldi see. Juura on igav. Ei, mind ei huvita ka teised erialad. Ausalt, ma ei usu, et diplom on oluline. Või vähemalt see, et milline diplom täpselt on. No põhimõtteliselt. Vaadake neid inimesi, kes on hiljuti rikkaks saanud. Teate seda Facebooki tüüpi, mis ta nimi nüüd oligi? Õige, Zuckerberg, eks ole? Tema ja kõik teised, sa ei pea käima ülikoolis, et rikkaks saada. Teed lihtsalt äppi ja bingo, oledki rikas. Kui aus olla, siis ma pole kuigi kõva programmeerija. Kuid see ei saa olla väga keeruline. Kõik ju programmeerivad praegu. Okei, kui äpid ja selline värk ei tööta, siis võib olla mingi oma äri. Hei, kas keegi vajab tõendit ülikoolist selleks, et alustada edukat äri? Ei vaja, eks ole? Kuidas see loeb, mis koolis ma käisin või mis erialal? Oleks lihtne temaga nõustuda. Eriti seetõttu, et meie noormees ei ole oma arvamusega sugugi üksi. Kuid on ka neid, kes temaga ei nõustu. Ega tulevikku pole ju lihtne ennustada. Ja mis puudutab neid viimase aja arenguid, mida ma seostaksin sõnaga mobiilsus. Ja see puudutab ka seda valdkonda, tegevusvaldkonda, millega me ennast seome. Ei olnud ju veel nii kauge minevik kui eriala, mille sa olid omandanud kõrgkoolis, toitis sind terve elu. Rääkimata veel kaugemast minevikust, kus isa elukutse ju määras sisuliselt selle, kes oled sina. Kui isa oli kingsepp, siis oli poeg kingsepp, tema poeg kingsepp ja nii edasi. Tänapäeval see ju nii ei ole. Kuidas see hakkab tulevikus välja nägema? Väga raske öelda. Praegu paistab nii, et me ei saa piirduda ühe elukutsega. Kui ma 20 aastat tagasi kirjutasin midagi kriidiga tahvlile, siis 10 aastat tagasi näitasin ma kilede peal joonistusi. Tänapäeval kasutan ma mälupulka või veel midagi sellist, mis võimaldab mul illustreerida neid mõtteid, millest ma parajasti räägin. Nii et areng võib toimuda ka nii. Mina tegelen ikka oma valdkonnas, ikka räägin minevikust, aga need abivahendid, mida ma saan kasutada, on hoopis teissugused kui kunagi.
Ta on minuga ära vahetamiseni sarnane. Astub tõeliselt iseseisva elu esimesi samme. Kui kõik näib lihtne ja selge. Okei. Ma mõtlesin, et alati on parem teha seda, mida fännad. Ma fännan autosid. Põrgut, kes siis ei fännaks autosid? Ja ma mõtlesin, et kui mulle meeldib autoga sõita, siis miks mitte ühendada tööd meeldivaga? Ei, ma ei mõtle ralliautosid. Kuigi see oleks ka äge. Jaa, see oleks äge, kuid teate küll, raha saab teenida, kui sa pole vormelipiloot või rallisõitja. Et lihtsalt sõidad autodega. Ma ei tea, näiteks veoautojuht, pikamaa juht, isegi taksojuht. Miks mitte? Sõidad, räägid inimestega, teenid raha, võib-olla mõne aja pärast asutad oma taksofirma. Muidugi see tähendaks, et ma ei peaks enam ise sõitma. Kuid tulevikuteadus võib selle nooruki unistuse hävitada. Võib ju olla, et tulevikus sõidavad autod ilma juhita ise. Vähemalt spetsialisti sõnul räägivad sellest tuleviku prognoosid. Me oleme praegu sellises murranguperioodis tegelikult, kus siis IT-põhine areng on jõudnud teatud piirideni. Me oleme sellises teatud kriisi momendis ja nüüd räägitakse sellisest 6. kontraativi lainest, mis on tulekul. Mis on see uus tehnoloogia, mis seda edasi veab? On see nüüd keskkonnaga seotud, energia, on see nano, biotehnoloogiad, tervisetehnoloogiad, tõenäoliselt on Euroopas, Ameerikas, Jaapanis väga olulised. Mis saab olema see nii-öelda tõesti vedav, põhiline, seda ei julge praegu keegi ennustada. Ja selge on ka see, et millised on siis mõjud tööhõivele, ka seda ilmselt on väga raske 30 aasta perspektiivis ette näha. Mis on siis väga oluline, et siis inimesed suudaksid pidevalt juurde uut õppida, ise õppida, mitte ainult, et see koolitussüsteem, et vaadata riigi poole, et miks riik ei õpeta mind, aga et tõesti see alushariduseks juba selline, mis võimaldab inimestel pidevalt ennast ise täiendada. Lohutav on mõelda, et vähemalt midagi jääb ka tulevikus samaks ja robotid ning droonid ei suuda tegeleda kõigega. Midagi jääb, mis käib inimkonnaga kaasas kogu tema ajaloo vältel, igavesti. Või on see ikka nii? Hei! Hei! Sinu uus auto. Jep. Kas pole super? Super! Oota ainult, kuni näed, mida see veel maanteel teha suudab. Täielik püss. Ma pole autode alal eriline asjatundja. See mänguasi ei saa kedagi külmaks jätta. Mul tuli üks mõte. Mis mõte? Tõmbuks koos minema. Lihtsalt sina ja mina. Ja auto. Mida? Mis sa arvad? Ma ei tea. See on kuidagi ootamatu. Tee. Tema ja mina. Ja meil pole midagi muud vaja. Ainult armastust. Ja loota, et bens otsa ei saa. Oh jaa, olla taas kord noor ja täielikus teadmatuses kütuse hinna kõikumistest. Isegi kui see võib muuta terve romantilise teekonna üsna romantikavaeseks. Ei ole vist paremat viisi, kui vaadata inimsuhteid pisut üldisemalt. Tänapäeval võib-olla ei ole mõistlik rääkida enam abielust või kooselust, vaid me peaksime rääkima puhastest suhetest. Ehk inimesed otsivad puhtaid suhteid, nad otsivad seda, et suhe annaks neile võimalikult palju vastu, et saaksid ennast realiseerida, nad tunneksid, et nad on armastatud ja hoitud ja kui seda sealt ei leia enam, siis minnakse lahku ja otsitakse uus suhe, kus seda saada. Huvitav vastuolu ühelt poolt meil on hästi palju suur vabadus ise valida oma tee. Meil ei ole nii paigas enam need normid, mis meid juhiksid, et sa peaksid seda tegema või teist tegema, et sa peaksid seda järjekorda järgima. Aga teiselt poolt see tähendab ka riski, suuremat riski. Et sul on võimalus olla väga edukas.
kujundada endale ideaalne elutee, teha karjääri, ei saa luua pere, aga teiselt poolt võib olla ka sul suurem risk läbi kukkuda. Küsimus on nüüd selles, et kui abielusid on vähe, et kas siis ka lapsi ei sünni. Eesti puhul nii tugevat seost ei saa seal vahel välja tuua, et seetõttu, et ei abielluta, seetõttu ei sünni ka lapsi. Et kui me just vaatame Euroopa võrdluses teiste riikidega kooselupaar, et kas neil on lapsed või ei ole, et siis Eesti on just selline ühiskond, kus ka kooselus, vabas kooselus on lapsed. Ja näiteks Rootsi, kus on vaba kooselu väga levinud, rohkem levinud kui Eestis, siis seal on see trend, et enne laste saamist abiellutakse. Ja pigem on ka selliseid teoreetikuid, kes ütlevad hoopis, et mida rohkem on suhteid, tuleb uus partner, soovitakse ka temaga last, et siis võib-olla sünnib veel rohkem lapsi. Aga see on selline, ütleme nüüd, empiiriliselt ei ole see väga head tõestust leidnud veel. Armastus kui tunne on sügaval meie loomuses ning näib, et ka perekond ja abielu institutsioon jääb meiega paljudeks põlvedeks. Kuid kas ikka läheb nii? Seekord oleme oma asjad hästi läbi mõelnud. Oleme või? Paljud mu sõbrad ütlevad, et me oleme vanamoodsad. Tegelikult oli varem või hiljem sellist otsust vaja. Nende arvamus ei ole mulle kõige tähtsam, kuid enne minu vanemate juurde elama asumist kaalusime seda tõesti kaua. Ja see olin mina, kes alguses ütles, et kui kõik toimib niigi, siis miks seda muuta? Aga tema ütles ei. Ja nüüd? Ma tahan ainult öelda, et eraldi elamisel on omad plussid. Ja miinused, sest see pole ikka kooselu. Me oleksime ikka üksteisel olemas. Ja samal ajal on meil meie endi elud. Vähem stressi. Sa peaksid nägema, kuidas mu vanemad tülitsevad. Ma tõesti ei taha lõpetada nii nagu nemad. Kõik saab korda. Nemad liiguvad vähemalt vastuvoolu. Kahjuks tehakse tulevikus niisuguseid otsuseid üha vähem. Sellest räägivad ka ekspertide arvamused. Abielul on sümboline väärtus ja on praktiline väärtus. Ja see praktiline väärtus on nagu vähenenud. Ehk ühiskonnas ei ole enam nii tugevaid norme või siis sanktsioone või ka siis selliseid positiivseid mehhanisme, mis toetaksid abiellumist. Abielu majanduslik funktsioon on vähenenud, et ei ole sellist tugevat sundi, et ma peaksin abielluma, sellepärast, et oleks majanduslikult kindlam. Kuigi, kui me teeme noorte seas küsitlusi, siis nad näevad ühe põhjusena seda, et abiellutakse sellepärast, et oleks majanduslikult kindlustatus parem. Et see selline seos on nagu inimeste mõttemaailmas olemas, aga seda ise ei tunta nii tugeva surven, et sellepärast peaks abielluma. Kuna see liikumine on toimunud mitmekülgsuse suunas, siis võib oletada, et tulevikus neid variante, neid viise, neid kooselu tüüpe saab olema veel rohkem kui tänasel päeval. Ja me näeme, et seadusandlus ju liigub täpselt samuti selles suunas. Väga paljudes riikides võivad olla ju abielud sõlmitud ka ühesooliste inimeste vahel. Nii et paistab, et see areng liigub selles suunas. Abielu ei kao, abielu teisene. Alles äsja nägime oma kangelasi noormehe vanemate juurde kokku kolimas. Ja neil läheb päris kindlasti väga hästi. Või kas ikka läheb? Nagu näete, siin on päris hubane. Mulle tundub, et ma olin natuke liiga optimistlik. Kallis, kõik saab korda. Usu mind. Aga see korter on meile liiga väike. Sa ju tead, rahaga on väheke kitsas praegu. Selge. Me kolime ära. Millalgi kindlasti. Me mõtleme sellest juba ammu, kuidas üürime endale korteri. Või isegi ostame. Millalgi pikale veninud otsus
otsus, millest sõltuvad ülejäänud otsused. Parem hilja kui mitte kunagi. Katus pea kohal on alati tähtis ja jääb selliseks ka tulevikus. Või kas on ikka nii? Arvan, et laenuvõimalused tulevikus ei lähe noortele peredele väga palju paremaks, sellepärast et pangandus on väga tugevasti reguleeritud, eeldatakse, et laenuvõtja ise panustab päris palju oma tulevasse eluasemesse, aga paraku noorte kogutud säästud ei ole nii suured, et nad saaksid kohe endale siis oma kodu laenuga võimaldada. Ja sellepärast tundub, et järjest enam peaks kasutama sellist eluaseme üürimise võimalust. Teistpidi, kui ka üürihinnad lähevad kallimaks, siis jällegi võib-olla on mõistlikum juba osta oma eluase. Nii et siin trendid võivad olla väga erinevad. Üks soovitus, mida pank või siis selline rahaasjades asjatundja võiks täna noortele anda, on see, et alustada juba aegsasti oma kodu sissemakseks vajaliku summa kogumist. Sellisel juhul on võimalus oma kodu soetada suurem. Võib arvata, et see oma kodu ostmine päris väga lihtne ei saa kunagi olema. Alati tuleb selleks finantsiliselt või kuidagi muud viisi siis pingutada. Kinnisvara hinnad kindlasti tõusevad, nagu kõik hinnad kalduvad tõusma. Küsimus on nüüd selles, missugune on perede ostujõud. Teatavasti ostujõud on ajapikku kord läinud paremaks, kord jälle kehvemaks. Paljuski sõltuvalt sellest, kui palju pangad on sellel hetkel valmis peredele laenu andma. Et veel 10 aastat tagasi tundus, et iga vähegi sissetulekut saab pere saab endale kindlasti kinnisvara võimaldada, sellepärast et laenu pakuti vaata et 0 sissemaksuga ja kogu kodu ostmiseks vajaliku raha sai pangast, siis täna see kindlasti enam niimoodi ei ole. See tähendab, tuleb ise päris palju panustada. Jah, loomulikult. Perekonna vajadused sõltuvad selle võimalustest, kuid kindlasti ka perekonna suurusest. Niisiis tulevad mängu lapsed. Lapsed? Ei, me pole selleks veel valmis. Nagu näete, oleme veel noored ja tahame nautida elu nii palju kui võimalik. Ärge valesti aru saage, kes siis ei armastaks väikesi lapsi. Ma tahan neid kindlasti, pisut hiljem. Ühel päeval. Aga miks just praegu? Me mõtleme selle peale. Vahel. Ma ei taha seda lõputult edasi lükata. Ei, kaugel sellest. Kui nii või naa, ma olen alati arvanud, et see on eelkõige tema otsus. Anti? Kallis, kas kõik on okei? Mis see on? Sa tead, mis see on? Ära ole selline. Kas see on... Mida me valesti tegime, ma ei mõista. Mulle tundub, et ta ei rõõmusta üldse. Laps on loomulikult lahe, aga ta ütles ju ise, et me pole veel päris valmis ja... Huvitav, mida ta tahab, et ma nüüd ütleksin? Ükskõik, mida sa otsustad, olen siin selleks, et sind toetada. Mina otsustan. Üksi. Kallis, ma tahtsin öelda, et... Kullake, tahtsin vaid öelda, et sa oled sina, kes kannab teda 9 kuud. Sa oled sina, kes ta sünnitab, sina, kes toidab teda rinnaga. Kuidas peaksin mina seda otsust sinu eest ära tegema? Nii tähtsad sinu elus. Aga see on ju meie elu. Ja mitte ainult meie. See on selle väikese poisi elu. Või tüdruku. Tüüpiline olukord tulevikust. Või kas ikka on? Keegi ei ole rahvastikutrendidega paremini kursis kui selle ala spetsialistid. Küsimus on nüüd, et kui me vaatame laste saamist, et kas otsustatakse saada lapsi või mitte. Et hästi palju on räägitud sellest majanduslikust aspektist. Ja ma ütleks, et meie Eesti ühiskonnas hetkel on natuke ka seda liiga üle rõhutatud. 70-ndatest on kasutusele võetud selline termini nagu lapse väärtus,
Ja see mõte on selles, et erinevates ühiskondades väärtustatakse last nagu erinevalt, et miks nagu lapsi saadakse, mis on see põhjus. Ja lääne kultuuriruumis on pigem peaks olema siis selline emotsionaalne väärtus. Ja ütleme sellises arengumaades pigem majanduslik väärtus, et mul on palju lapsi, aitavad mul põldu harida, vanas eas on kellegile toetada, et lääne kultuuriruumis pigem see emotsionaalne väärtus ja samamoodi on see, et lääne kultuuris need investeeringud lapsesse on muidugi suuremad. Vähemalt meie juhtumi puhul ei ole tarvis külastada kunstliku viljastamise keskust. Kõik läheb enam-vähem traditsioonilist radapidi. Või on see ikka nii? Nad kasvavad nii kiiresti. Varsti lähevad nad kooli. Siis on juba need poiste ja tüdrukute teemad. Ei, meil ei ole poisse ja tüdrukuid, jumal tänatud. Meil on ainult üks poiss ja üks tüdruk. Piisab vaid 2, et põrgu lärmi teha. Oleks tore, kui neil oleks eraldi toad, kuid tuleb hakkama saada võimaluste piires. Mulle muidugi meeldib meisterdada. Kuidas läheb? Nagu näed. Ma ütlesin, et me oleks pidanud profid palkama. Profid, no muidugi. Nad võtavad iga väikese asja eest sellist pappi. Nagu sa väga hästi tead, on seda raha vaja Peetri suusatreeninguteks ja Liina klaveritundideks. Liina ütles, et ta ei taha enam klaverit õppida. Või nii? Ja kus see klaver nüüd panna? Ja Peeter ütles, et suusad on nõmedad. Ta tahab tennist. Tõepoolest, mida nüüd klaveri ja suuskadega teha? Ehk mõtlevad veel ümber. Kui sünnib laps, mis siis juhtub? Juhtub see, et pere ühe liikme sissetulek ikkagi pisut väheneb, kuigi on vanema palk, aga samas kulud oluliselt kasvavad. Kõigepealt ühekordsed kulud seoses beebiga, mis tuleb teha, edasi juba kulud lasteaias, võib-olla hoidjale, kõik muud vajadus nüüd juba see esimene eluase võib-olla endale siis laenuga võtta. Ja juhtub niisugune situatsioon, kus korraga noorel perel on laenud, liisingud, suured kulud kodus, juba ülalpeetavad, aga sissetulek on vähenenud. See on see moment, mida peaks ette nägema ja juba planeerima mitu aastat võib-olla enne laste sündi või siis, kui alustatakse kooselu, et pisut juba raha kõrvale panna siis, et see langus sissetulekutes ja kasv kuludes ei oleks perele nii koormav. Eesti inimesed on harjunud mõtlema, et kodu on midagi igavest. Ja mida vanemad me oleme, seda rohkem me mõtleme sellele, et meie kodu, mida me endale siis nüüd lubame ja üles ehitame, peaks jääma ka lastele. Tõenäoliselt peame ka tulevikus olema valmis rohkem ümber hindama oma vajadusi, mitte nii kiinduma ühte kohta ja ühte kinnisvarasse, vaid liikuma ühest kohast teise. Aga ma ei usu, et tulevikus, kui ütleme see noor inimene juba oma pere soetab ja mitu last, et siis see koos elamine oleks jätkuvalt populaarne. Et ma arvan, et Eesti inimesed on küllaltki individualistlikud ka jätkuvalt ja soovivad elada siis eraldi. Küll aga ma usun, et mõeldakse rohkem erinevate alternatiivsete võimaluste peale. Näiteks tänagi juba on küllalt populaarne vanade talumajade taastamine. Üsna odavalt saab osta selle kinnisvara ja siis sinna pikka aega siis oma tööga panustada, kuni muuta see elamiskõlblikuks. See on niisugune viis, kus oma kodu saab alguses kätte üsna odavalt ja käepäraselt, aga küsimus on jah, et kas siis viitsitakse nii palju aega ja raha sinna sisse panna, et pärast see elamisväärne oleks ju veel pikkadeks aastateks. Nagu näete, ma olen siin kõige kogenum. Vanuselt. Ma olen alati uskunud, et töötan kogu elu. Ma ei tee ju mingit lihtsalt vabrikutööd, mis nõuaks füüsilist jõudu või midagi taolist. Ja ma olen oma töös parem kui need noorukid okei. Ma olen nõus, et neil on rohkem energiat, aga mul on kogemused. Need ju maksavad ka midagi.
Pagan võtaks, mis selle uue programmiga jälle lahti on. On masendav mõista, et uute asjade õppimine võtab üha rohkem ja rohkem aega. Kuid nagu juba varem selgus, peavad tuleviku inimesed töötama kauem, sest inimesi jääb vähemaks. Ja nad ka elavad kauem, eks ole? Küsimus ei ole mitte selles, et me teatud panusest alates ei tee enam tööd ja muutume koormaks. Küsimus on just nimelt selles, milline on see töö ja kuidas need asjad omavahel panna toimima. Kuigi kõiki me prognoosida ei suuda, aga midagi ikka on kindlasti riigi ülesanne seda tulevikku silmas pidada ja luua see süsteem, mis võimaldab ümberõpet nii eriala sees kui ka üle minnes ühelt erialalt teisele. Ma kujutan ette, et kuskil 1000 aasta pärast võib ju olla nii, ma ei räägi 20 aastast, 30 aastast, et see osa meist, mis ei ole inimlik osa, mis on kunstlik, võib ju ületada selle osa meist, mis on inimlik, nimetame siis seda nii. Kas need masinad, inimesed saavad olema igavesed? Väga raske. Teoreetiliselt peaks ju see olema võimalik. Nii et võib-olla polegi mingit piiri. Ja välja nad kolivad, oma elu elama. Kodu jääb kuidagi tühjaks. Kuid lõpuks ometi saame pühenduda täielikult iseendale, kui oleme pensionil. Või on see ikka nii? Terve päev on meie päralt. Iga päev. Loomulikult on suurepärane, et ma ei pea enam lipsu kaela siduma ja täpselt kella 9 kontorisse jooksma. Jah, tõesti. Aega on meil küllalt. Täna nägin väga head reisipakkumist. Brasiiliasse. Väga huvitav. Kujutan ette, mis see kõik maksab. Meil on rohkem vaba aega kui iial varem. Me võiksime reisida, võiksime käia lahedates restoranides, kunstimuuseumides. Ja me teemegi nii, mitte kõike seda, aga midagi kindlasti. Sest kõik see maksab. Aga pensionist peaks ju kindlasti selleks jätkuma. Me ei räägi ju avamere jahtidest ega kallitest veinikeldritest. Jaapan, Soome, Saksamaa, Eesti, küll mitte sel määral veel, on mõnekümne aasta pärast väga suurtes raskustes, sellepärast et ei ole piisavalt neid inimesi, kes töötaksid, maksaksid makse, millega saaks maksta pension. Ja selles kahvlis nüüd ollakse, et 20 aasta pärast Eestis ühe pensioniealise inimese kohta tuleb ainult 2 töötegijat. Aga lapsed tuleb ka veel üleval hoida, nii et tegelikult need käärid lähevad tõesti väga suureks. Tekibki küsimus, et kas siis ongi nii, et pensionärid peavad olema suhteliselt vaesed ja nad ei tohigi endale mitte midagi lubada, eriti olukorrast, kus me täna räägime, et inimeste eluiga pikeneb ja tulevikus võivad tulla ette haigused, kulude suurenemine ja nii edasi. Et siin üks võimalik alternatiiv, kuidas seda olukorda parandada, on proovida ikkagi ise ka vabatahtlikult pensioniks raha juurde koguda ja jällegi alustada sellega võimalikult varakult juba noorest peast. Üks minu hea kolleeg on fantaseerinud siin sellisest mõttest, et kui nemad kunagi saavad vanaks, siis nemad otsivad ühe väikse kas külakeskuse või kolhoosivana keskuse, ostavad seal ära ühe kortermaja, mis on nagunii seal juba seisavad tühjalt ja rajavad sinna sõpruskonnaga endale nii-öelda vanadekodu. Et esiteks on tore, kõik on omad head tuttavad. Teiseks ilmselt
keegi ikkagi on natuke parema tervisega, et suudab poest leiva tuua ja ilmselt kamba peale suudetakse ka nii-öelda mingeid sotsiaalseid teenuseid sisse osta. Kuid need on ju vaid materiaalsed valikud, mis ei määra tegelikku õnne. Tõesti, kõik on ju hästi seni, kuni oled täie tervise juures. Kas pole nii? See on lihtsalt rutiinne lõikus. Meditsiin suudab tänapäeval imesid teha. Ta saab terveks. Kallis, mis kell on? Ära muretse. Arst ütles, et alles paari tunni pärast alustavad. Meil on aega. Kui mul vaid oleks tema optimismi, kui esimest korda testi tulemusi nägin, tundsin surmahirmu. Sa saad terveks. Ära praegu palju räägi. Sa pead jõudu koguma. Kuid kindlasti läheb kõik hästi. Läbi terve inimkonna ajaloo on keskmine eluiga 3-kordseks kasvanud ja tulevikus elavad inimesed veelgi kauem. Aga kas tõesti? Kas nüüd tekib nii-öelda ebavõrdsus tervishoiu teenuste kättesaamisel? Ja ma kutsuks mõtlema kõiki sellele, et mis laadi ebavõrdsus. Kas see on majanduslik? Ehk rahaliselt ei ole võimalik kätte saada, aga ka näiteks praegu me vaatame üldse tervishoiu statistikat või uuringuid, siis küsimus on pigem selles, et teadlikkus kättesaamise võimalustest, mis on tihtipeale seotud haridustaseme ja sotsiaalmajandusliku staatusega, aga alati ei ole selle taga ka ainult see rahanumber, vaid see, et inimesed ei ole teadlikud oma võimalustest, kuhu minna, kust saada näiteks saatekiri, kas küsida, kas oodata suunamist, kui keskmine eluiga tõuseb, et siis me peame vaatama seda tervena elatud aastate arvu, et milline on tervis selles eas. Et sa võid olla 80, sa võid olla väga terve, sa võid väga palju panustada, sa saad olla ühiskonnale kasulik, sa saad olla perekonnale kasulik olla. Et see on nagu see küsimus, et kuidas need suhted ja milline eakate positsioon ühiskonnas hakkab olema, see sõltub ka tegelikult sellest, et milline hakkab olema nende tervis. Inimene tunneb, inimene mõtleb, inimene armastab. Ja paistab, et see tunne on olnud ju igavikuline. Kas see jääb ka kestma tuhandeteks aastateks, mis meid ees ootavad? Seda ei oska ju öelda mitte keegi. Kui see sõltuks ainult inimestest, siis ilmselt jah. See tähendab, et 30 aasta pärast oleme jätkuvalt kaugel universaalsest paradiisist, kus pole ei haigusi ega vaesust. Et põhimõtteliselt elame ikka samas maailmas, kus tänagi. Pisut arenenumas, rohkemate tehnoloogiliste vidinatega, natuke hallipäisemas, kuid ikkagi samas maailmas. Tähendab, see on kõik. Midagi ei saa enam muuta. Sest kõik on juba otsustatud ja kogu meie tulevik sõltub meie tänastest otsustest. Kuid tulevik ei ole ette määratud. Iga sinu tänane otsus kujundab tulevikku. Muudab seda paremaks või halvemaks. Ainult sina suudad neid otsuseid teha. Mitte keegi teine.